Tere hommikust! Me oleme täna hommikul käinud juba jooksmas ära. Sõime hommikust ja nüüd Rain läks korra ära, ma ootan teda ja täna lähme veel väiksele väljasõidule. Täpselt ei mäleta, mis selle koha nimi oli, aga siis näete, pole tükk aega jälle filminud. Ei tea, midagi erilist juhtunud ei ole, aga me kolisime vahepeal jälle. Eelmises majutuses siis ei olnud enam vabasid tube alates maikuus, siis aprilli viimasel päeval me siis kolisime uude kohta. Ma näitangi teile praegu siin seda ala, meie tuba. Mis on täiega tore, on see, et see uus majutus asub kõigele palju lähemal, rannale palju lähemal. Siis on meil siin läheduses üks staadionilaadne, kus me saame jooksmas käia, kõndimas, mida iganes. Et kuna siin Baalil ei ole väga kõnniteid või selliseid radasid, kus üldse saaks kas või jooksmas või jalutamas käia, siis ongi põhikohad rand ja siis ala mingid sellised staadionilaadsed, kus me siis täna jooksmas käisime hommikul. Hästi suur pluss ongi see, et siin saab igale poole praktiliselt jala minna. Kui tahad poodi minna, see on mingi 5 mintsa jalasid. Et see on üli suur pluss, sest eelmises kohas mõtlesin puudus sellest, et me sõltusime täiega rollerist, et me pidime kogu aeg, kui kuskile tahtsime minna, siis alati pidi rolleriga minema, sest igale poole oli suht pikk maa. Aga ma teen nüüd selle tuurikese ära, ma olen praegu siin kööginurgas. Kööginurk on selline siis, rannakohvikulaadne megamõnna. Siit saab siis vett võtta, siin on olemas röster, kohvimasin, mikrolaineahi, külmik ja siis basseinike. Seal on siis sissepääs. Nii, näitan siis meie tuba on siin number 4. Tuba on väiksem kui meil eelmises kodus oli, aga sellegi poolest väga okei. Ei tunne nagu väga millestki puudust. On suur voodi. Siis igas toas on külmik. Siin saab istuda, tööd teha, mida iganes. Ja siis on hästi palju riiuleid ja selliseid peidukaid, kuhu saad oma asjad panna. Ja siis siin on ka väike kummut. Ja vannituba. Selline see toake siis meil on. Meil on jäänud siin Baalil siis natuke rohkem kui 6 aega veel olla. Et mai on siis viimane täispikk kuu. Ja mõtled küll, et no ikka mega kiirelt läheb aeg, sest et me tulime ju praktiliselt talvel, Eesti talvel siia. Tuleme tagasi, see on juba suvi. Et aeg läheb ikka mega kiirelt. Meil on 2 koera ka, kes siin aias käivad nuuskimas. Tere, sõbrake. Ui, teine kogu aeg. Kõik. Rain on nüüd kodust tagasi ja see koht, kuhu me lähme, on Kintamani. Ehk siis umbes 1,5 tundi sõitu. Ma toppisin juba endal sellise topi ja retuusid jalga, et oleks mugav istuda ja ringi tõmmelda. On ju, Rainike? Jaa. Let's go! Nii, me jõudsime nüüd kohale või noh, sellega on selline lugu, et sõitsime siis pea 2 tundi. See Kintamani on siis jällegi suhteliselt siis Baali põhjaosas ja ta on ka selline mägisem ala ja sellest, ma ei teagi, kas see on linnake, külake, ei tea, pole aru saanud.
ja sealt on ka siis näha seda sama vulkaani, mida me siis Amedis ka nägime. Ja jõuame siis sinna nii-öelda selle linna piiri äärde. Siin oleks mega palju neid autosid, mis olid turiste täis, ehk siis ilmselt see linnakes on palju rahvast. Keerasime otsa ringi ja kuna täna on pilvine ka, siis ilmselt seda vulkaani näha ka selgelt ei ole. Me otsustasime pöörata ringi, tulime siia lähedale ühte restoranilaadsesse asja, võtsime kohvid ja nüüd olemegi siin, see on ka kohe selle linnakese kõrvale või äärde siia tehtud selline restoran, kus on ka väga kena vaade. Siin on põhimõtteliselt sama vaade, mis on linnas. Jah, Rain on rääkinud. Siin on põhimõtteliselt sama vaade, mis siin linnas, ma kohe näitan teile ka. Ehk siis niimoodi ja nagu te näete, siis on väga pilvine ehk et väga palju polegi näha. Ja jällegi võrreldes nüüd Cangguga, kus me praegu oleme olnud, on ikkagi kliimavahe. Ehk et tee peal hakkas mul sõites päris jahe, ma võtsin pluusi kaasa, sest ma mõtlesin ette natuke. Ta ei ole nüüd külm, aga ta on ikkagi nagu sõites on ikkagi jahe. Otsustasime, et teeme oma kohvikesed siin ära ja siis vaatame edasi. Kuigi see sõit oli ka siia väga äge. Me sõitsime läbi mingeid väikseid külakesi, kus oli väga vahva nagu ka vaadata, kuidas kohalikud toimetavad. Ja nüüd siis vaatamegi, paneme plaani paika, mis me edasi teeme. Näitan siis seda kohvikut ka või see on vist lausa restoran. See on mitme korruse peal, meie siis tulime baari osasse, all pidi olema veel restorani osa ja üks korrus üleval pool oli siis sissepääs. Hästi ilus. Maitseme selle kohvikese ära, kuidas su kohv oli? Normaalne. Midagi erilist. Tavaliselt joome enamus kordadest ikkagi jääkohvi, aga kuna siin on suht jahe, siis ma otsustasin seekord võtta sooja kohvi. Cappuccino. Võiks natuke kangem olla, aga pole hullu. Väikse küpsisega. Me hakkamegi nüüd tagasi kodupoole liikuma, aga plaan on siis selline, et vaatame, kui tee peale jääb mingeid asju, mida külastada või vaadata, siis vaatame neid hoopis. Meil jäi nüüd kodutee peale Ubud. Ma siin enne ka käinud, aga reaalselt siin on hullumaja, siin on nii palju turiste, kohalikke, kõike, lihtsalt rahvast on mega palju. Käisime ju mõni nädal tagasi siin ja on praktiliselt kedagi, siin nüüd on niimoodi, et nagu ei pääsegi kuskil ligi, sest kõik kohad on täis inimesi. Baalil on praegu selline koolivaheajalaadne asi. Ja lisaks on see nädal aega hindudel ka mingi püha, nii palju kui ma aru olen saanud. Ja tänu sellele siis kohalikud kõik puhkavad turistide poolest nii palju, et siin on ülipalju hiinlasi, Hiina turiste. Nad nagu ei tule üksi või kaksi reisile, nad enamjaolt tulevadki suurte kampadega. Mis tähendab omakorda seda, et ringi vaatamiseks nad rendivadki endale auto või siis autoühigus autoga. See tähendabki seda, et see liiklus on meeletu. Turistid on Baalil tagasi, see on nagu kindel, et käib ikka tohutu möll. Aga me otsustasime siin natuke Ubudi peal ringi vaadata, panime rolleri kuskile vahetänavale ja mõtlesime siin linna vahel ringi jalutada. Kuigi jah, siin on nagu väga palju rahvast. Uskumatu, lihtsalt võrdluseks ongi, et paar nädalat tagasi ei olnudki kedagi. Meil on mingi tunnike siit umbes koju sõita. Mõtlesime tee peal kuskilt midagi süüa, sest kell on, kui palju kell on? Mõtlesin, mul on kell käe peal. Kell on 4 ja me pole lõunat veel söönud. Ja lõppkokkuvõtteks me oleme tagasi ühes oma lemmikkohvikus Canggus. Seekord läks nii selle väikse väljasõiduga. Vaatame, kas me äkki plaanime midagi homseks. Plaanime natuke paremini. Täna oli liiklus mega haige lihtsalt. Ma loodan, et homme on äkki parem päev ja suudame homseks midagi kokku panna. Aga täna sööme siin kõhud täis. Jah, praegu see pigem on siis juba õhtusöök, mitte lõunasöök.
Peaks kindlasti natuke kõndima täna veel, sest mul on maikuu eesmärk 10 000 sammu vähemalt iga päev teha. Tulin see randa nüüd jalutama ja ma pole ausalt terve selle aja jooksul, kui me siin oleme olnud nii palju rahvast siin rannas enne näinud. Ja nüüd sinna kõik on inimesi täis. Ma ise käin veel poes ära, ostan hommikuks süüa. Tegelikult lähebki varsti pimedaks ka, sest päike loojub. Kui Eestis on pikalt valge sellisel kevad-suvisel ajal, siis siin läheb ikkagi 6:30 juba pimedaks. Siin on siis see ranna sissepääs ja vaadake, kui palju rollereid siin on. Süsteem praktiliselt puudub, et kui sa peaksid jääma, siis sinna tagumiseks sa pead lihtsalt ees oleva rolleri eest ära veeretama ja vaatama, kuidas ise oma rolleri sealt välja saab. Näitan siis teile ka, mis ma poest ostsin. Ma ostsin idusid, muna, kohvi, arbuusi, sibulat, vett, paprikat. Ma teen hommikul omlettis, ma panen paprikat ja sibulat. Passioon peaks olema eesti keeles vist. Kõik see läks kokku maksma umbes 6 eurot. Vahepeal on uus päev kätte jõudnud. Me mõtlesime minna täna üldse saare alla osasse, et kuna seal põhja pool meil õnne ei olnud, on mõistlik minna alla poole. Ja ma vaatasin ühte randa, seal on tegelikult terve see äär on nagu vägevaid randasid täis. Aga me siis hakkame jooksvalt vaatama, millised, kuhu nagu ligi pääseb. Ma täna hommikul juba kõndimas käisin ära. Aga jah, me hakkame sõitma ja siis juba näete, kus me välja jõuame. Meil on nüüd umbes pool teed sõidetud. Mõtlesime, et teeme ühe kohvipausi, sest mul pole midagi häda seal rolleri taga istuda, aga Rain on jumala väsinud, see liiklus on jumala hull. Et võtame kohvid ja siis sõidame edasi. Rain tellis endale ühe piimaga kohvi ja sellega sai tasuta kaasa Tai tee. Väga huvitavat värvi. Me pole kunagi seda proovinud, aga teeme siis proovi, vaatame, mis maitsega see on. Ma ei näinud, mis ta sinna sisse isegi pani. Musta tee maitsega, aga selline, kus sa paned hästi palju suhkrut ja piima ka veel. Ma väiksena jõin tihti musta teed piimaga, täpselt selle sama maitsega. Liiklusega seoses me pidime sõitma lennujaama juurest mööda ja see rivi seal, autode rivi oli mega hull. Ma ei tea, ma arvan, et pooled neist jäid lennukist üldse maha, sest see asi ei liikunud, aga Rain just rääkis, mis siin võimalik tellida, kui sul on kiire siin näiteks. Kui sul on kiire, ja. siis sa saad tellida politsei eskorti omale, see $50 eest. Jõudsime siia randa, kuhu me nüüd plaanisime tulla. Siia tuli üks väga vägev selline külatee. Leidsimegi siin ühe ranna paarikese juures parkimiskoha. Väga huvitav selline rada läheb siia randa. Oi, keegi on oma prillidest ilma jäänud. Aga meri on küll mõnna. Me otsustasime nüüd, et me lähme natuke, sõidame edasi ja vaatame sellise ranna, kus saaks vette ka minna, sest siin nagu sellist kohta ei olnud, pigem ongi surfarite rand siis. Natuke sellist toredamat teed ka. Seiklus on nii või? Läheme teist kaudu tagasi. Okei, jumal tänatud. Aga õnneks seda ei tundu, et väga pikalt on. Ja arva uuesti, Annekas. See tee läheb edasi. Vähemalt meie ees sõidab keegi veel, nii et tähendab seda, et seda teed ikkagi kasutatakse. Et me ei lähe kuskile indikusse kohta. Aga ma ei tea, kui hästi mind kuulda on. Valil üldse, kui on mingid sildid, kus peal on siis selles mõttes kirjas, et kui palju veel minna on, näiteks ala 100 meetrit, 200 meetrit, siis ei pea mitte kunagi paika. Sõidame
kuskilt siit mäest alla. Vaata, kui suur maja on maha jäetud kõik. Kui ilus see aiake on või müür, jah, see pole aed. Ja nüüd üks tark pea otsustas sinna alla mööda kitsast teed autoga minna, kuigi üleval oli juba autode parkimine. Aga ei, rollerite parkimine on siis all ja autode parkimine oli juba sealpool. Seega jah, no ta läheb edasi. Vaatame, proovime sealt mööda siis saada või. Meiega liitusid siin vahepeal veel teisedki rolleriga sõitjad. Ja see auto paneb ka rõõmsalt edasi. Mööda me tast vist ei pääse, sest tee on nii kitsas. Aga lähme edasi, see tee nüüd peaks kindlalt rannani viima, ees oli silt ka. Ja siin ta nüüd on oma autoga, sukerdab. On kõigil ees ja ruumi ei ole. Aga see rand on ka valge liivaga, hästi-hästi kena. Siin on päris kõvad lained, tõesti, see laine tuli praegu nii kaugele. Vaata. Ma oleks koos selle lainega lupsti siin. Päris hull, lahe. Otsustasime üldse siia natuke kõrgemale ronida. Rand on seal natuke allpool, siis vaatame, sest on ilus vaade vähemalt rannale. Vaadake, kui kena siin on. No me tulime siia täitsa ülesse nüüd ja siit saab alla vaadata. Oh my god! Täiega ilus. Rain vaatab, kas siin võib seda drooni lennutada. Saame äkki mõne vägeva klipi siit või pildi. Jah, pärast vaatame edasi, kus me siit lähme siis. Leidsime nüüd lõpuks siin tagasiteel Uluvaatust endale söögikoha. Me oleme Uluvaatus mitmeid kordi ka käinud siin varasemalt ja need rannad on kõik Uluvaatu nagu piirkonnas. See Uluvaatu on nagu veider koht minu arvates. Ma ütleks, et tänavatel elu väga ei käi. Kohati tundub see nagu maha jäetud. Aga samas me tulime kohvikusse, me reaalselt pidime endale praegu ootama seda istumiskohta. Selline kummaline, ma ei saagi aru, kas on selline vahepealne aeg pärast Covidi teemat, et kõik hakkab uuesti elavnema ja siis hakkab nagu turiste ka rohkem tulema ja värki siin paalil siis putitatakse üles. Või jah, midagi muud see ilmselt olla ei saa. Tänavad on jah, kohati sõidad, mõtled, et okei, et kuhu see tee mind välja viib, sest need näevad suht maha jäetud välja. Tellisime mõlemad sellised smoothie-kausikesed. Kuldsed lusikad ja puha. Oi, vaatu kui äge. Kuidas sulle maitseb? Hästi. Mulle ka täiega maitses. See on mõnus selline. Hästi mõnusa tekstuuriga. Paks selline. Meil endal uues majutuses blendrit ei ole, seega meie need hommikused smoothie-kausid said nüüd läbi ja teeme muna hommikuti. Vahepeal on väga hea kuskil väljas ka võtta, kas või lõunaks smoothie-kausika. Me oleme nüüd koju tagasi jõudnud ja mõtlesime, et proovime siinset passu ka ära. Me pole siin veel seenis käinud. Rain juba naudib. Mõnus. Ma tulen ka. Kui mõnus. Päris johe. Vaata, sõbrake tuli ka siia kohe. Tere. Oi, kui rõõmus sa oled. Joo. Aga siinkohal ma mõtlesin, et ma lõpetan selle vlogiga. Loodan, et teil oli tore ja näeme juba järgmisel korral. Tšau, tšau!